Tere, minu kallid imelised inimesed. Järjekordne videoamps ja mina olen Ülle Puu. Eelnevatest videotest te saite juba teada, et te võiksite teada, mis teid õnnelikuks teeb ja mida te tegelikult tahaksite. Te võiksite asju nimetada õigete nimedega ja manifesteerimise jutuga ma alustasin eelmises videos. Ja täna ma lähen siit samast edasi. Esimene selline üks väga levinud viga, mida tehakse oma elu loomisel, on see, et sa manifesteerid, lood oma elu, sa võid isegi kirjutada üles noore kuu loomise ajal, konkreetselt kõik paberile, kuidas sa tahad, mismoodi, on vormis, täpselt nii, nagu sa kuskilt oled lugenud, keegi on soovitanud, valgustöötajad on rääkinud, kõik, sa oled kõik teinud nii, nagu peab. Aga siis, kui sa seda ootad, sa ei täitu nii kiiresti, kui sa tahaksid. Tegelikult on niimoodi, et osad soovid täituvad varem, teised hiljem. Ja sa ei suuda ära oodata, millal see juhtub konkreetselt. Millal ta siis tuleb? Sa hakkad närvitsema, sa hakkad taas uuesti tootma negatiivseid mõtteid, lähed seega madalasse energiasse, kukud hädaldama, kurdad kõigile oma rasket saatust ja sa rikud põhimõtteliselt kõik ära, kõik on pekkis. Mis siis teha? Põhimõtteliselt on see, et sa pead jällegi otsast peale alustama. Siis mina eelnevalt ühes videos ka pakkusin teile välja 21-päevase sellise puhastuse, et lahti laska vanadest rasketest negatiivsete energiatest ja selle asemele siis laete endasse positiivset, kerget energiat. Ja siis teised videod nüüd takkajärgi, need kõik moodustavad oma jada ja kõigil on oma loogiline kulg, mis valmistab siit millegiks ette. Kui sa oled seda järginud ja kui sa oled suutnud isegi see 21 päeva vastu pidada, no super, no sa oled tõeliselt tubli siis. Kes ei ole? Mis siis ikka? See on ka sinu enda vaba valik ja vaba tahe. Ja nii on. Aga ma tahan lihtsalt öelda seda, kui sa ei suuda mitte ühtegi vaimset väljakutset, ühtegi soovitust iseenda jaoks teha. Kui sa ei suuda juurutada iseenda jaoks mitte ühtegi positiivset uut harjumust ja sa ei suuda seda rakendada oma ellu isegi 21 päeva jooksul, mis siis rääkida suurematest elusündmustest? Millest me räägime siis? Ja palun nimetame siis asju õigete nimedega siiski. Ja siit edasi siis. Ära jää lihtsalt ootama käed rüpes, et millal siis see soov sulle nüüd sülle potsatab. Magavale kassile hiir suhu ei jookse. Ja öeldakse ka seda, et Jumal aitab neid, kes ise ennast aitavad. Siin on samamoodi. Et astu juba esimesed sammud, näiteks mingite konkreetsete probleemide lahendamiseks. Pea nõu, häälesta ennast sellele ja nimeta õige nimega, et jah, ma tõepoolest tahan seda lahendada või ei, tegelikult ma valetan iseendale, ma ei taha seda lahendada. Seal juures soovide soovimisel tuleb sul säilitada usku, aga mitte klammerduda selle soovi külge 10 küünega. Ma toon ka mõned näited. Näiteks on uue kodu soetamine. Hakka jätma juba oma meeldes hüvasti selle koduga, kus sa elad. Et ära küll tee niimoodi, et ma lähen niikuinii siit varsti ära ja rämpsu hunnik kasvab nurgas, et vahet ei ole. Uus omanik tuleb, siis ta koristab siin, et vahet ei ole, ma ei hakka siin üldse koristama. Et ära nii küll tee, sellepärast, et ka vana kodu tahab austust ja
väärikustunnet säilitada iseendas. Et ka kodul on oma hing. Ühesõnaga, jäta vana koduga Jumalaga. Ka veest juba otsi endale uut kodu, vaata välja, mis sind kõnetab, käi pangas, uuri välja, millised rahalised finantsilised võimalused sul on, käi mitmes pangas. Saad eitava vastuse, ära lase nina norgu, uuri ikkagi edasi ja häälesta ennast sellele, et mulle tuleb uus kodu. Häälesta ennast ka kolimisele. Siis kujuta endale juba ette, kuidas notari juures sa istud, allkirjastate lepingut, kujuta ette, mis kuupäev sellel lepingul on, millal sa pead sellest vanast kodust välja kolima. Kujuta ette notari juures lepingut, uut lepingut ja kuupäeva, millal sa vormistad uue lepingu uude koju sisse kolimisega. Ühesõnaga, pane konkreetne tähtaeg lõpuks. Aga enne peavad olema need esimesed sammud astutud, et jõuda sinna tähtajani. Sa ei pea näiteks teadma 100%, et kuidas sa selle raha kokku saad. See lihtsalt toimub, see on magic. Usk aitab sellele kaasa. Teine näide on seotud armastussuhte loomisega. Esiteks hoolitse enda eest, oma välimuse eest. Ja lõpeta ära selliste lausete ja mõtete kordamised, et ma olengi mingi tropimagnet või sitamagnet ja minu jaoks üldse ei olegi mitte kusagil mitte kedagi ja sellist inimest pole veel sündinudki ja kõik siuksed muud negatiivsed manifesteerimised. Ja sinu ellu tuleb just see inimene, kellega sina resoneerud, kellega te olete ühel tasemel. Sa ei saa paremat, kui sa ise ei ole parema. Sa saad just selle, mille sa oled ära teeninud ja mida sa oled valmis vastu võtma või ei saa üldse kedagi. Ja. Astu konkreetsed sammud, mõtle õigesti, mõtle positiivselt iseendast ja suhte loomisest. Astu konkreetsed sammud, tänapäeval Tinder, käi rohkem väljas, suhtle, räägi ka oma sõpradele, tuttavatele, kuidas sinul on juba kas järgmine aasta või ülejärgmine aasta juba kindel, harmooniline, usaldusväärne ja armastav suhe. Muuda iseenda mõtlemist ja suhtuvist iseendasse ja meestesse üleüldiselt. Proovi ja katseta, mis sulle sobib, mis töötab, mis ei tööta ja saa see teada. Õpi iseennast tundma. Ja säilita usku sellesse, mis ees ootab ja kes peaks sinu ellu nagu tulema. Arvesta, et soovide täitumine võib ka olla sellega seotud, et lõpuks sa saad ka sinna juurde selle, mida sa kindlasti ei taha. Et mingisugused agad ja konksud on seal juures. Nii näiteks ka uue koduga või siis kaaslase leidmisega. Midagi saab ikkagi pead õppima ka. Siis vaata, mis sinu jaoks töötab ja mis ei tööta. Kui vaja, sõnasta ümber. Vaatad, et ei tööta, muuda jälle oma mõttemaailma. Sul on ju üles kirjutatud, sa saad ju näha, mis sul sinna kirjutatud on. Kirjuta ümber, sõnasta ümber, mõtle ümber. Vaata, mis töötab sinule. Sa oled individuaalne inimene, sa ei saa võtta, et tervedele suurtele massidele mõjub ainult see ja ainult see töötab. Ei, sa vaata iseendast lähtuvalt, sest sina ise tunned ennast kõige paremini. Ja nii on. Sa võid küll kuulata, mis mina sulle räägin, mis keegi šamaan, nõid, valgustöötaja, koodimurdja, ükskõik, kes sulle midagi räägib, mentorid, ära jälgi kedagi pimesi, vaid vaata konkreetselt, individuaalselt, mis sinu puhul töötab. Ja see nõuab tööd iseendaga ja viitsi iseenda nimel tööd teha. Ega siis keegi teine seda ei pea tegema, sina ise pead seda tegema. Et sa pead seda endale teadvustama. Nii, kaunist päeva teile, kõike head ja kerget töö tegemist iseendaga.